Ja, tere! Häirekeskus kuuleb, mis teil juhtus? Alustavad siis need inimesed, kes teie kõne vastu võtavad. Ja seda öeldakse enamasti sarnaselt, et meie kõik inimesed, kes meie poole pöörduvad, oleksid võrdselt koheldud. Mina olen Häirekeskuses ikkagi suht uus inimene, sest ma olen tegelikult oma karjäärist 26 aastat politseis töötanud ja nüüd olen siis lähetatud siis Häirekeskusesse ja püüan siis natukene kaasa aidata Häirekeskuse arengule ning hoian siis neid inimesi nagu kristallvaasikesi, kes siis teie kõnesid, kui on vajadus, vastu võtavad. Ehk et kui kõne vastuvõtja on hästi hoitud, siis ta teeb alati väga hea soorituse ja see aitab siis neid inimesi. Minu viimased 5 aastat on kujunenud selliseks, et ma olen hästi palju ennast juurde harinud ja tegelikult lõpetanud Tartu Ülikooli magistri sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alal, aga tegelikult olen siis erisuunaga lastekaitsespetsialist. Ning viimane 3. aasta läheb siis pereterapeudi väljaõppes, nii et minust järgmine aasta saab siis kvalifitseeritud perepsühhoterapeut. Ja kõik see on tegelikult seotud sellega, et kuidas paremini, kuidas tõhusamalt aidata inimesi. Häirekeskusel, nagu siin juba eelkõneleja rääkis, siis on üsna suur ja oluline roll selles osas, et kui keegi inimestest on hädas, kellegi elu või tervis võib ohus olla, siis Häirekeskus on see asutus, kes siis vahendab inimese mure riigis õige siis ressursi juurde ehk õigete inimeste juurde. Et siin olid juba küsimused, et kuidas siis inimene ise peaks teadma, et vanasti enne kui Häirekeskus loodi, oli tegelikult politseil, päästel ja ka kiirabil kõigil omad numbrid. Ja siis inimene pidi ise valiku tegema, kuhu helistada. Tihti on tegemist ka selliste sündmustega, kus siis ei piisa ühe ressursi väljasaatmisest ehk politsei, pääste või kiirabi väljasaatmisest, vaid näiteks tuues liiklusõnnetuse, kus on siis kannatanud, siis sinna sõidab kiirabi inimeste tervise eest hoolitsema, elusid päästma, tervist hoidma. Politsei sõidab sinna selleks, et aru saada, mis on juhtunud ja teha siis vajalikud menetlustoimingud sündmuskohal ja pääste läheb näiteks sinna selle tõttu, et on vaja inimesed näiteks autost välja lõigata või on siis läinud kütustee peale. Või on auto põlema läinud, on vaja ära kustutada. Et neid sündmusi on päris palju, kus sellised asjad juhtuvad, majavaringu ohud, perevägivalla juhtumid, kus siis politsei, kiirabi ja teinekord pääste, kes siis uksi maha võtab, kelle abi võib seal vaja olla. Nii et siis on vägagi tark tegu riigi poolt ühine number tagada, et siis inimesed saavad helistada ja tõesti meil on välja õppinud inimesed, kes siis saavad oma abimaterjalina, neil on arvutis olemas sellised programmid, mis aitavad siis mõista seda, et mida on nüüd vaja sinna sündmuskohale ehk sinna, kus on midagi juhtunud ja kui kiiresti on sinna abi vaja. Sest meil tuleb üheaegselt sisse erinevaid kõnet, circa 8-10 kõnet on kogu aeg. Telefon kogu aeg helis, 8 kõne jagu. Et me ööpäevas võtame tavaliselt vastu 2500-3000 kõnet. Ja aastas on meil circa 1 000 000 kõnet, mis Häirekeskusesse inimeste poolt tuleb. Ja nendest umbes pooled on siis sellised, ehk 500 000, kuhu siis on päriselt abi vaja saata kohe, nüüd ja kohe. Et ülejäänud 500 000 on sellised inimesed, kellel on võib-olla mõned teised mured ja probleemid. On ka nende hulgas neid, kes on siis
oma elus selle suuna kaotanud ja nad ei taju päris maailma selliselt nagu meist enamus. Ja siis mõned teevad meile näiteks 500 kõne ööpäevas. Nad on eksinud segaduses ja siis on sinna ikkagi lõpuks kas vaja siis politseid või kiirabi või suhtleme siis omavalitsustega, et saaks inimene tuge ja abi. Aga kui nüüd inimene helistab, siis ma ütlesin, et mina tunnetan seda vastutust, et meie asutus ja meie vastamise kvaliteet on üliolulised. Et kui keegi teist helistab ja teiselt poolt vastatakse talle selliselt, et teid usutakse. Teiega räägitakse viisakalt, teiega räägitakse kaasaaravalt, kaastundlikult, teie mure mõistetakse, siis inimestel on niigi keeruline, kui nad helistavad ja nende pinge on iseenesest juba väga kõrgel ja üleval, siis kui need pingeid maha võetakse ehk ärevust vähendatakse, siis on inimesega kergem rääkida. Tihti oleme erinevates ennetusüritustes ja küsinud inimeste, kes nad ütlevad, et see on nii suur pingutus paljude inimeste poolt helistada üldse. Numbril 112. Ja sellepärast on ülioluline, et kui inimene lõpuks selle jõu kokku võtab ja helistab, et siis ta saab sealt vastu inimliku kohtlemise. Ja see on see, mida me kõige enam treenime, mille osas me oma inimesi toetame, sest nad on ka inimesed. Ka nendel on hetkel lapsed koduõppel, pingeid on palju, kes jääb koju mees või siis saab olla meie töötaja kodus. Kas nad lapsed süüa saavad, kas nad ikka õpivad ja tulevad tööle ka oma pingetega. Meil kõik on, ma arvan, et välja arvatud teatriinimesed, aga võib-olla ka nemad on ka väsinud sellest, et peab hoidma distantsi, maske kandma ja nii edasi, et see on meid kõiki ära väsitanud. Kõik tahaksid kuhugi minna vabalt, ise valida oma tegevused, aga see ei ole niisama lihtne. Ja sellepärast on ikka minul selgmärk, kui ma igapäevaselt pean toetama neid inimesi, kes saali tulevad, telefoni vastu võtavad ja inimesi aitama hakkavad. Et ma olen töötanud ka naiste varjupaigas vabatahtlikuna ja tihti on juhtunud neid asju, kus siis helistaja on saanud sellise kohtlemise osaliseks, see, kes on vägivalla ohver, et ta talle jääb halb mulje ja ta ei taha enam helistada, ta ei taha enam ühendust võtta riigiga. Ja selle vältimiseks on siis hädavajalik see, et me läheme ja kohe toetame iga inimest, iga helistaja on oluline. Ma tõin siin välja, et on neid, kes aeg-ajalt on ise omadega segaduses, tegelikult häirivad häirekeskuse tööd. Aga kui sügavamale minna, siis ka nendel on mingi probleem, miks nad nii teevad. Et nad ei tee seda toreduse pärast ehk et tahavad nalja teha. Et on ka selliseid noori lõbusaid lapsi, kes vahepeal helistavad ja teevad nalja, aga nalja tuleb ka mõista. Oluline on see, et lihtsalt see helistaja, kellel on päriselt suur häda ja ta näeb pealt midagi või on ise suures ohus, et tema saaks liinile ja ta saaks igakülgse kiire abi endale. Nagu ma ütlesin, siis 1 miljon kõnet aastas, see on ka päris suur arv. Ja meie ütleme, et kõned jaotuvad siis suuresti selliselt, et umbes 65% sellest. Ehk siis üle poole on tegelikult kiirabi väljakutsed. Hästi palju arvatakse, et kui numbri 112 helistad, siis kas midagi põleb või politseid on vaja. Aga tegelikult on hoopis kõige rohkem kiirabi vaja. Et neid on siis üle poole, umbes 30%, veidi alla on politseikõned ja päästekõnesid, kus siis on vaja päästeabi, on 5-6%.
aga need on kõik alati päästele tehtavad kõned on alati sellised, kus on juba midagi väga hullu juhtunud. Et seal kas põleb midagi, kas on keegi varingusse sattunud ja nii edasi, et kiirabil ja politseil on aeg-ajalt kõnesid, mis lõpevad õnneks hästi ja mitte siis alati tõsiste tagajärgedega, kui pääste juba, kui näete, et päästeauto välja sõidab, siis on kuskil midagi päris jubedat juhtumas. Nüüd, kui see kõne vastu võetakse, siis nagu ma ütlesin, et meie töösaal jaguneb 3, ehk on siis need, kes, kui helistada 112, võtavad teie kõne vastu. Inimesed, kelle häält te kuulete ja kes teilt küsimusi küsivad, on päästekorraldajad. Ehk nemad on siis need, kes võtavad esmase informatsiooni vastu. Nendel on abiks erinevad arvutiprogrammid. Kui ta küsib inimese käest, et mis teil juhtus ja inimene annab esimese sellise teadmise, et mul kõht valutab näiteks või keegi peksab kedagi, maja põleb, sellised esmased laused, siis ega hetkel päästekorraldaja rohkem vajagi, ta võtab oma arvutist, lööb oma arvutisse ühte aknasse sisse selle informatsiooni ja ta saab endale meie keeles siis tüüpjuhtumi. Ehk niisugune kogemuste pealt on politsei, pääste ja kiirabi siis kokku pannud sellised ohuhinnangud, kus nad siis küsivad teatud kindlaid küsimusi alati. Ja see on selle jaoks, et siis õige ressurss ehk õiged autod ja inimesed siis appi saada. Kui tüüpjuhtum on valitud, siis meie päästekorraldaja näeb küsimustikku ja teinekord tõesti inimestele tundub, et miks ta nii palju pärib ja küsib, aga see on tõesti selle jaoks, et võimalikult õige abi kohale saada. Näiteks päästel on hästi palju erinevat tehnikat ja selle jaoks, kui põleb kortermaja, siis on selge, et tuleb saata lisaks kustutusautodele ka redelautod. Siis on see, et kui lekib kuskilt midagi, siis on vaja saata keemikute brigaad, kes siis aitavad. Kui on see, et leiti põllu pealt mõni lõhkekeha moodi asi, siis on demineerijad. Et neid on hästi palju erinevaid ja kui põleb suur maja, siis on selge, et sellest ei piisa, et me saadame ühe päästeauto sinna. Siis tuleb erinevaid tehnikaid rohkem saada. Samamoodi on kiirabil, et kui teine inimene helistab ja ütleb, et üks inimene on kaotanud või on meelemärkuseta, siis selge on see, et tuleb kohe kiiresti siis abi sinna saata, sest inimese elu võib ohus olla. Või politseil see, et täpselt samamoodi, et kui hetkel kohe pekstakse kurikatega või on relv väljas, siis tuleb kohe saata välja kiirreageerijate üksus, kes siis on välja õppinud selle jaoks, et kuidas siis relvituks teha inimesi. Ja sellised need küsimused seal on, et need päästekorraldaja ise nagu väga välja ei mõtle, vaid nad tulevad sealt järjest reas ja kui need küsimused on küsitud ja aru saada, et millised jõud ja kui kiiresti tuleb välja saata. Kui inimese elu on ohus, siis tegelikult on meil aega salvestamiseks 1 minut ja jõu väljasaatmiseks veel 2 minutit, et 3 minutiga hakkavad tegelikult jõud liikuma siis. Olenevalt, kus nad siis parajasti nende baas on ja me saadame kohale siis, meil on üle Eesti kogu kaart näha ja päästekorraldajad tegelikult vaatavad üle riigi neid asju ja saadetakse siis lähim kauguselt olev politsei, pääste või kiirabiauto ja muud jõud ja seda tööd nüüd teevad juba logistikud. Et te olete harjunud, et logistikud on need inimesed kuskil laos, kes toovad teile uue söegrilli või midagi sellist, aga meie logistikud on need siis, kes vaatavad üle, kus on kui palju jõudusid, kuhu ma saadan, kui kiiresti jõud, et kui on tõesti see, et nagu ma ütlesin, kiirabis inimese elu on ohus, et siis tuleb saata põhimõtteliselt kohe kiirabi välja. Kui tal on selline raske tervisehäda, tänasel päeval näiteks koroona tõttu on hingamispuudulikkus tekkinud, siis saadetakse lähima tunni jooksul sinna abi.
Aga kui on see, et on vaja ainult plaastrit panna või peale puhuda, et siis annab oodata natuke rohkem. Ja see on selle jaoks, et jõudusid on ainult oma jagu, et neid ei ole piisavalt niimoodi, et iga inimese jaoks Eestis jaguks. Et kui kõik 1 miljon inimest korraga helistavad, et saab jõudusid välja saata, et nii palju ei ole neid. Et siis saab valida see logistik ja logistikutööd ja päästekorraldaja tööd siis saalis jälgib valvevahetuse juht, kes siis on kõige kogenum seal saalis ja tema käest saab alati igaüks abi küsida. Ja minna siis koos võib-olla lahendama keerulisemaid sündmusi. Ehk nendest oleneb ikkagi meeletult palju ja tõesti see, et me töötame deviisiga, et pigem reageerime üle, kui reageerime vähem. Et see on nagu hästi tähtis. Häirekeskuse töötajate enda siis heaolule pööratakse meeletult nagu tähelepanu, et just selle vaimse tervise hoidmisele. Et see on niivõrd tähtis, sest me kõik tuleme kuskilt lapsepõlvest. Nüüd räägib natukene juba pereterapeuti minus, aga me tuleme kuskilt ja meil on aitajad on alati varjuga inimesed. Ehk kõik, kes teisi inimesi tahavad väga aidata, siis nende taga on alati mingi vari. Ehk nad ise on kogenud, kas otseselt või kaudselt, mingisuguseid läbielamisi, mingisuguseid traumasid ja selle tõttu on nendes rohkem välja löönud selline soov teisi inimesi aidata. Ja nii on nii politseis, päästes, kiirabis kui ka häirekeskuses tööl inimesed, kes südamega, nad päriselt, ma näen seda, nad tulevad iga päev ja vaatame üksteisele silma ja nad lähevad päriselt teisi aitama. Ja ma tean ka seda, et nad on väga haprad. Et kui te peate võtma mingi väga raske kõne vastu. No näiteks noored emad. Meil on ka siis väga erinevas, meil on tõesti 19 kuni 73 aasta vanused inimesed töötavad. Seal on noori emasid, vanaemasid, vanaisasid, pereemasid ja nii edasi. Kui tuleb ikkagi tihti, igapäevaselt kahjuks tulevad kõned, kus on väiksed lapsed väga raskelt viga saanud või on lausa surma saanud. Ja siis on see nagu väga raske nendele töötajatele. Et kui te mäletate, siis Ihastes oli hiljuti poolteist aastat tagasi oli tulekahju, kus hukkusid lapsed, väiksed lapsed. Siis selle kõne tagajärgi me tegelikult likvideerime ka praegu veel. Sest inimesed on raske trauma saanud sellest, sest endal on kodus väike laps ja sa kuuled seda sama asja. Eks see vaimne tervis on väga, väga tähtis ja oluline. Samamoodi on, kui meil inimesed helistavad, siis esmase sellise väga kiire toe ja abi peame ise ära pakkuma. Et inimesel tekiks soov või tahtmine siis pöörduda mõne teisele tugiliinile. Et häirekeskusel on muidugi 2 numbrit, on 112 ja kus on siis tõesti hädaabi teated, ehk mul on nüüd tõesti suur mure ja häda ja mul on abi vaja nüüd kohe. Ja on teine number, mis on infotelefon, on 1247 ehk üks telefon 24 tundi 7 päeva olemas, kus saab siis infot küsida või infot anda. Kui keegi ei kanna maski, sinna saab teada anda, et need inimesed seal ei kandnud maski. Kui on tahtmine teada, kuidas ikka reisimisega praegu on, kas vaktsiin loeb, ei loe ja nii edasi, kas ma pean minema testi, kas ma pean perearstile helistama, mis asjad on, et siis on see 12 ja 47 number, et võtame vastu. Nüüd, problemaatilisem minu jaoks on hoopis see, et 112 numbrile, ehk see on ikkagi telefoniga helistamine, ehk üks kanal selline, kust kaudu siis inimesed saavad meie poole pöörduda. Et erivajadustega inimestel on keeruline, kurdid, tummad ja nii edasi. Noortel on keeruline, sest nad ei ole harjunud niimoodi. Et tegelikult tuleks hakata kasutama alternatiive ja selle tööga praegu häirekeskus väga tugevalt tegeleb. Noortel on võib-olla lihtsam chatida näiteks või kasutada veel mingeid uusi kanaleid.
Erivajadustega inimestel on täpselt samamoodi vaja, ta ei saa häält teha näiteks, siis tal on vaja ka võib-olla kirjutada meile. Et need on kõik sellised uued arendused ja tegelikult hästi palju tuleb selle nimel tööd teha, et õiged inimesed, kui nad märkavad, nad annaksid teada. Hästi tihti on selline mõtlemine, et sõidetakse, nähakse näiteks bussipeatuses meeste rahvast pikali maas ja siis esiteks arvatakse, et ta on alati joodik. Tegelikult on väga paljud terviserikkega inimesed, kes on maas ja nad ei ole joonud mitte piiskagi, aga neil on võib-olla infarkt või insuldi kahtlus ja nii edasi. Aga mööduvad inimesed isegi tahavad aidata, aga nad mõtlevad, et siin on nii palju inimesi, ju on keegi juba helistanud. Ja ei helista. Vahel on selline asi, et suures Tartu linnas, südalinnas on inimene pikali maas ja 15 minutit ei helista mitte keegi, sest kõik arvavad, et keegi teine on juba helistanud. Aga 15 minutit insuldi puhul on tegelikult teinekord see, et saabub fataalne tagajärg ehk inimese surm, ta ei saa abi õigel ajal. Et tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui märgatakse ikkagi, et keegi on hädas ja talle oleks vaja abi, siis ei tohiks sellist eeldust nagu mõelda, et ju keegi helistab. Mina ei pea helistama. Et kedagi selle eest ei karistata, et helistatakse. Kõik on oodatud, kes näevad abivajadust, et olge head, helistage. Andke meile teada sellest. Kui on juba helistatud, siis meil on näha inimestel, et juba on sellel aadressil toimunud pöördumine. Tänatakse teid ja tegelikult mõistetakse, et olukord ongi tõsine, et peabki abi saada. Et selles mõttes meie ise teeme ka niimoodi, et me pigem saadame rohkem jõudusid välja, pigem rohkem politseiautosid, päästeautosid, kiirabiautosid kui vähem. Sest kui vähem läheb, siis on oht suurem, et midagi juhtub. Kui rohkem läheb, siis on lihtsalt see, et keegi peab tagasi sõitma ja võib-olla tegi tühja sõidu. Aga see on kindel, et inimesed on nagu hoitud ja nad on abis. Et selles mõttes me ootame kõigilt ja ma tõesti tean, kui keeruline on vanuritel, erivajadustega inimestel ja ka noortel helistada. See on nende jaoks võõras, keeruline, raske, aga me oleme väga tänulikud ja tegelikult meile helistavad teinekord päris väikesed lapsed, kes näevad pealt, kuidas nende üks vanem siis väärkohtleb teist või väärkohtleb neid endid, et nad on nagu suure jõu kokku võtnud ja tegelikult aitavad. Ja nad aitavad päris palju, nad aitavad teinekord kellegi elu päästa. Et sellepärast me ootame väga ja ma olen alati väga happy, kui saab kuskil käia ja kellegile rääkida, et kuulge, olge toredad ja andke meile märku, et nii on minul ka kindlam tunne, et inimesed märkavad, hoolivad ja annavad siis teada kellegi hädast ja vajadusest. Nii et olge julgemad helistama. Aga ma saan aru, et ma olen ka lobisema kukkunud. Et tegelikult küsige, püüan teie küsimustele vastata ja kui ei oska, siis kirjutan ülesse ja vastan ikka pärast poole. Et mul on küsimus, et nagu mitu meedikut on ühes häirekeskuses? Ma jätsin vist rääkimata. See on väga hea küsimus. Et tegelikult ongi see, et kui on mõni liiklusõnnetus, sünnitus tihti või on siis muu selline raske tervisehäda, kus inimene on kaotanud teadvuse, siis häirekeskuses on olemas siis tööl meedikud ja meil on nüüd kokku kogu riigi peale umbes 12 minu teada. Ehk on selliselt nad tööle pandud, et kogu aeg oleks keegi meedik olemas, kui on vaja. Nende vajadus ei ole nii tihe, kui siis ütleme kõnesid tuleb, aga meedikud on selle jaoks, et kui inimeselt on küsimused ära küsitud ja kellegi elu on ohus läbi tervise, siis ühendatakse see kõne, öeldakse, et jääge palun liinile ja ühendatakse kõne meedikule, kes siis hindab olukorra ära, loeb selle teksti üle, mis on selle juhtumi kohta olemas ja hakkab inimese käest siis võib-olla täiendavaid küsimusi küsima ja siis ta hakkab juhendama.
et ega sünnitamisel me teame ka läbi televiisori kanali, et tuleb kohe linu kuskilt muretseda kuuma vett on ju ja lõpuks tuleb ju tegelikult välja, et neid on vaja selle jaoks, et beebi välja tulles ohutult maapinnale saaks ja et ta saaks puhtaks, aga tegelikult nagu sünnituse protsessi juures seda nii vaja ei olegi. Aga meedikud oskavad siis juhendada, ka ei ole teinekord meeles see hingamise ABC ja see muutub ka aeg-ajalt, et siis tema on see, kes annab siis neid juhiseid või on mõni hammustus, ussihammustus, et mida teha siis ja nii edasi, et 24/7 on meedikud olemas, meedikud tööl ja nemad ka annavad kiirabile siis informatsiooni edasi, et mis ta sündmuskohal parajasti toimub. Ehk nad on kahel pool veel siis nii inimesega räägivad kui ka kiirabiautoga ja nad inimesele siis teada, nad näevad pildi pealt, et kiirabiauto keeras nüüd sealt Puiestee tänavalt ära alla Narva maanteele, et nad oskavad inimesele siis anda teada adekvaatselt, kus kiirabiauto parajasti asub. Ja selliseid inimeste elustamise protsesse ja need on ka igapäevased. Et see ei ole selline, et tuleb aastas paar korda ette. Ja õnneks sünnitavad ka Eesti naised igapäevaselt. Väga tore. Õnneks jah. Aga suur aitäh sulle, Helmer Hallik, et sa oled tulnud täna siia meile enda tööst ja Häirekeskuse tööst rääkima.